Meil on nüüd külas Ülli Kukumägi. Tere hommikust! Tere! Sinult kui psühholoogilt me tahaks saada vastust küsimusele, miks mõnikord juhtub inimestega nii, eriti nendega, kes on sellised nutitelefoni kasutajad, aga mitte ainult, sest et telefonid vibreerivad ka mitte nutitelefond, annavad märku sissetulevast kõnest või sõnumist, mõnest seesugusest, et inimestel tekib see tunnetus kuidagi, et mu telefon helises vist taskus või kus ta siin mul on. Võtad selle siit välja, vaatad. Pole midagi, pole helisenud, pole ühtegi sõnumit, mingit märguannet, tulnud paned taskust tagasi, läheb 5 minutit mööda, oot, jälle on nagu see tunne, et ei, ikka pole midagi. Miks inimestel on mõnikord nii, et tekib nagu fantoomvärinad, ütleme nende kohta nii? No, seal on väga palju erinevaid põhjuseid, vaata ei saa üheselt nagu võtta. Et näiteks ütleme, kui on need kuulmised, et sa kuuled nagu mingisuguseid helisid, siis ma eile vaatasin, et uuringute järgi üle 100 miljoni ameeriklase kannatavad selle all ja seal on näiteks kuulmisorganites on need väiksed karvakesed sees ja sealt nendega on siis nii-öelda kuulmisspetsialistid ütlevad, et sellest tulenevalt hakkab siis see aju üritama tekitada midagi, mis on nagu tuttav talle, mis seostuks siis väljaspoolt tuleva mingisuguse mürinaga, ütleme, et kõige ekstreemsem näide oli nagu, et istud lennukis ja kuuled nagu selliseid sümfoonilisi helineid, mis oleks ju päris tore, eks ole. Et ühesõnaga aju tõlgendab seda. Ja ta üritab leida seda sarnasust, vaata. Jah, neid sensoorseid tunnetusi, mis kõrva sees seal tekivad, ta proovib tõlgendada, kuigi tegelikult väljaspoolt heli sinna sisse ei tule. Just, täpselt. Ehk siis ta on väljaspoolt tuleb heli, aga see heli ei ole see heli, mida ta siis tõlgendab. Tavaliselt see on, kui see on kõrgendatud ärevustase, siis on näiteks, ütleme niimoodi, et ootad vastust, milles vastus tuleb, siis tundub mingi heli ja kõrv registreerib kuskil midagi analoogset ja nüüd vaatad, ei ole, või siis samasugune heli või näiteks ütleme loomaomanikud, ma arvan, väga paljud teavad, et sul oli koer pikka aega, nüüd see koer suri ära ja sulle tundub, et ta ikka kõnnib veel. Et siis ei ole vaja kuuled arvata, klõbinat mõnda parketti. No ja, et nagu sa oled harjunud, vaata teatud niisuguste liigutustega. See ongi, et aju üritab nagu kogu aeg tekitada, et sarnasus. Või näiteks vaata, lihtne, võtad, ütleme, tähed on pandud, eks osa tähed ära jäetud ja nüüd ta kohe üritab sealt seda sõna välja registreerida. Need klassikalised meemid, mis sotsiaalmeedias levivad, kus tõesti ongi tekst on selline, kas sõnad on õiged, aga tähed on kuidagi tagurpidi, et sa sõna kujude pealt aimad seda teksti. Ja kohe ta üritab. Samamoodi on ju olemas fantoomvalud näiteks. Ehk siis amputeeritakse sul jalg ära, aga endiselt jalg valutab. Väga raske probleem tegelikult seepärast, et ei ole nagu ühest lähenemist, et nüüd seda üritatakse väga erinevatel viisidel saab seda nii-öelda siis panna kontrolli alla. See tuletab mulle meelde, et vanasti kuvaritel oli see häda, et mingi pilt põles neile nii-öelda sisse, just, et see on midagi sarnast siis. Jah, midagi analoogset võiks nagu öelda. Siis on näiteks, ütleme, siin on ka vahet, ütleme, hallutsinatsioonid, kui me vaatame juba psühhiaatriliselt, et nüüd sel aastal midagi kuuled, see ei olegi veel midagi hullu, aga nüüd näiteks 2 aasta pärast alles hakkab see tulema välja, et sul on nagu pidevalt hakkavad tekkima. Aga see on nagu nii-öelda hääled peas. See ei ole mitte ainult isegi hääled peas, et seal ei ole ka ühest, et et ma nüüd kuulen ainult, et keegi mulle midagi ütleb selgelt ja konkreetselt, või ma kuulen, et keegi nüüd midagi seal räägib, vaid seal on nagu erinevad, see võib olla lihtsalt ka häältena. Et seda, ma ütlen, see ampluaa on hästi lai tegelikult, aga ikkagi suure tõenäosusega eeldus on see, et sa oled nagu kõrgendatud valves olekus, ehk siis su stressitase on kõrgem kui tavapärane. Sest kui sa seal, muidugi, kui sa oled nüüd üle töötanud ennast, eks ole, siis lähed palun väga sooja ilmaga, eks ole, randa ja ütleme, et isegi sul ei ole tööpäev ja sa oled nüüd õudsas tempos olnud, et siis hakkab ka tunduma, et võib-olla see telefon jälle tuli midagi sisse, et see on juba siuke harjumuslik. Ja sul võib teistpidi tekkida see oht, et aga miks nad mulle ei ole veel helistanud? Ja, aga see on ka vaata kõrgendatud ärevuseks ju. Et ongi nagu sellega seoses. Me üritame kogu aeg, see aju üritabki leida kogu aeg seoseid. Ehk siis sa kuuled ühte nime, aga see on võõras nimi näiteks ja nüüd sa siis nii-öelda seostad seda kogu aeg sellega, mida sa enne oled kuulnud. Üks selline termin, mis levib, on FOMO, ingliskeelne lühend, siis fear of missing out,
või siis ilmajäämise või väljajäämise hirm või kartus ja see on seotud ka sotsiaalmeediaga paljuski näiteks, et inimesed kogu aeg peavad vaatama, et kas ikka kõik sõbrad on nende pilte nii-öelda laikinud, vajutanud selle pöidla püsti sinna või reageerin nende mingisugustele postitustele. Et see tekib hirm, et kui mind ei panda seal tähele, siis ei panda mind ka päris elusse. No, see on mingi sarnane teema, mulle tundub. No ta ei ole päris sama, sest vaata, seal on nagu see sotsiaalne kuuluvus, et noh, see on nagu ikkagi otseselt meile ju vajalik turvalisuse pärast juba, vähemalt meie aju niimoodi eeldab, eks ju, et kuigi sa saad ise üksinda hakkama, aga see kuuluvus, et kui mind ei panda nüüd tähele või ma tegin mingi postituse, kellelegi ei meeldinudki, no mäletate, Reit oli ju kunagi, eks ole, kõva stressiallikas kõikidele, aga et me tahame kuuluda ja tänu sellele on ka see, eks ole, et kui nüüd ei ole, siis mis nüüd saab, eks ju. No, see on sama, et ütleme koosolekul kolleeg vaatas mind siukse näoga. Mis ta mõtles? Kindlasti midagi halba. No, absoluutselt, kindlasti. Et see on nagu, noh, ütleme, et kõikide nende asjade puhul, mis on potentsiaalselt ohustav, mis tundub meile ajule potentsiaalselt ohustav, tekib ju meil alati nii või teisiti niisugune kõrgendatud valvel olek, ehk siis mis nagu võimendab seda ärevust. See on üks pool, teine pool on just harjumus. Et kui sa oled harjunud millegiga, no siis, no ma ei tea, näiteks paneks sulle, ma ei tea, uus hambakroon, no. Tundub ikka kõva, ikka nagu kõrgem, no tegelikult ei ole kõrgem. Mõnikord on ka. Hambarast ütleb, et kõik on okei, näed. Aga sulle tundub ja mõne aja pärast enam ei tundu, eks ju. Ehk siis noh, vot see on, et see on veel lihtsam variant, ma ütleksin. Aga noh, kui sul juba peas hakkab seal nagu noh, nii-öelda mingi muusika käib sul, tead, eile kuulsid, et täna muudkui käib, vot siis läheb asi juba keerulisemaks. Kui raadio justkui jätkab peas mängimist, siis on probleem. Lihtsam on see, et kui ta korra ära tiriseb ja kontrollid seda, aga noh, eks siis ei maksa minna kohe paanikasse, kui tekivad nagu niisugused pidevad probleemid, siis võib-olla võiks alustada kuulmisarstidest, kuulmiskontrollist. See on hästi levin, noh, vanusega näiteks tekib. Ja tinnitus näiteks on üks selline teema ka, kuhu me välja jõuame sellega. See tinnitus ongi see, kus seesama, et ka see hakkab leidma tegelikult neid sarnasusi ja siis see hakkab, aga noh, seal on ikkagi see, et sa oled nagu valvel, et noh, mõni naaber kuuleb, eks ole, et käib mingisugune tegevus kogu aeg öö läbi aknadega, teised magavad täitsa rahulikult, kuigi noh, keskkond on täpselt sama, akende paksus on täpselt sama, seinade paksus on täpselt sama. Kas võib olla, et sama tunnetus, et sul kuskil väriseb see telefon taskus või siin, et see on tegelikult mitte selline psühholoogiline tunnetus, vaid see ongi keha sensoorne häire, et keha hakkab ise kuidagi nagu valesti tunnetama, et need närvid annavad need impulssi. Aga see kõik tekib ajus. Algsignaal on ikkagi ajus, vaata. Et see ongi ja sellepärast mõttes, reegel, ükskõik mis inimkäitumise aspekti me ei võta, reegel on alati see, et mida rahulikum sa oled, seda laiemat pilti sa näed, seda selgemalt sa näed ja noh, nii kui läheb üle nii-öelda, et see tekib, see ärevus tõuseb, nii on fookus ainult seal, kuidas seda olukorda võitleb põgene või siis tartuvad täiesti. Aga anna soovitus, praktilise elu soovitus, mida teha siis, kas loobuda telefonist, mitte teda ka kogu aeg kaasas kanda, hoida ta kapinurgal, siis on see unustamise oht ja kõik see pool. Mis võiks olla, et kui see ärevus on nii suur või see tunne, et sul kogu aeg nagu heliseb, päriseb, aga tegelikult ei tee seda? No mis seal kõige lihtsam alati, kus sa saad alustada alati need samad hingamised, räägime sellest hingamisest küll, aga kui see ärevus tõuseb, siis me hoiame seda hinge kinni lihtsalt, küsimus on selles. Ja noh, et siis nagu aru saada, et ma olen siin ja praegu, mitte seal, et kas mind nüüd väidati koosolekul või mitte või et kas kolleegid on mind ära unustanud või mitte. Et selleks ongi see, et mida et siia praegu võtta, et väga sageli võetakse, et nagu seespoolt nii-öeldes peaksime võtma, et võtta fookus suurele varbale või ma ei tea, väiksele sõrmele, aga hakka sellest, et näed, siin on televisiooni silt, siin on punane diivan, siin on laud. Isegi kui see telefon tiriseb sõu, et ma olen siin ju. Hingamine on siis nii, et rahulikult. Ja pluss see, et sa hakka märkama, mis toimub siin sügavamalt välja, alati pikemalt välja. Võid teha ka 6-2-7, see on ka üks väga hea siuke triki. Oma 6 sisse, 2 hoiad hinge kinni, 7 välja. See 2 hakkab mõjutama seda südamerütmi seal. 6 sekundit hingad sisse. Ja 2 hoiad hinge 2 hoiad kinni ja 7 siis välja. Katsu kasutada oma kõhuosa, see muuseas treenib kõhulihaseid väga hästi. 2 kasvu ühes, eks ole. Hinga nüüd uuesti välja.
aga see on hea, et vaata. Ja see vapniku ja nüüd, kui sa vaatad, kus ma olen, näed siin, jalgade all on siin stuudio. Et mitte aga seal nagu seest ootama, vaid just nagu vaatad väljapool. Väga tore, ühtlasi õpetussõnad ka tulevastele sinu kolleegidele, kes istuvad samal koha peal ja ühesõnaga Tervisiooni külalistele. Kõik on hästi. Aitäh, Ülli, et täna külla tulid neid õpetusi ja selgitasid.